Tallinna kesklinna ja vanalinna pargid on küll ajalooliselt nii kujundatud, et sealt näeks olulisi linna vaatamisväärsusi, kuid tänaseks päevaks on paljud sellised aknad meile looduse poolt suletud. Meie vaated on umbe kasvanud, et meie vaated on ju kinni. Me oleme ära kaotanud kahjuks selle järjepidevuse. Iluaiandus vajab ju hoolt. Me oleme harjunud sellega, et me tuleme ja ütleme, et aga siin on alati niimoodi olnud. Aga looduses ei ole kunagi alati niisama. Loodus kasvab ja muutub ning linnakeskkonnas on vaja inimese poolt pidevalt hootet vaateid hoida. Kui ma vaatan oma selja taha, siis ma näen russalkat. Aga kui ma ei hooldaks seda hobukastani alleed, siis ma täna seda ju ei näeks. Ehk see on selline järjepidev töö, iga 3 aasta tagant sa pead selle asjaga tegelema, sa pead jälle piirama, sa pead tegema need vaateaknad, kus sa paned lihtsalt inimese väevõimuga vaatama, et vaata, mis seal on. Eelmisel aastal aga kaardistati kõik vaated, mida taastada ning aasta lõpuks peaks kõik kujundlõikused olema tehtud. Siin minu selja taga on paks margareta, mille müüre polnud osaliselt isegi enne hooldustöid näha. Skoone bastionil ei ole lõikustöödega veel alustatud. Küll aga, kui sellega ühele poole saadakse, näeb siit Oleviste torni. Suuri puid ei soovi loomulikult keegi maha võtta, kuid näiteks paljudes parkides esinev harilik jalakas on juba nii haigestunud, et nende võrra saaks nii mõnegi vaate taastada. Tegelikult oleme me terve selle bastionaalvööndi läbi käinud. Et üks selline võib-olla toredam vaade on siin samas Hirve pargis, sellelt trepilt siis vaade Pikale Hermannile. Siis Linda kuju juurest on taas võimalik Pika Hermanni näha, et see vaade oli samuti suletud. Toompargis jalutades avanevad erinevad vaated. Tulevikus tuleb loomulikult jälgida, et uut haljastust istutades oleks läbi mõeldud, et need vaateid varjama ei hakkaks.